Hei, minu nimi on Margo ja mulle meeldivad argumendid. Nagu te juba teate, me teeme siin videosid, mis räägivad kas argumenteeritusest, argumenteeritud mõtlemisest või siis selle väljendamisest kõnes, kirjas, avalikust esinemisest. Ja minu enda teekond sellega seoses algas 90ndate keskel. Põhikooli lõpus olin siis Tallinna Inglise kolledžis ja hakkasin tegelema sellise asjaga nagu võistluslik akadeemiline väitlus, kus tuleb aja peale mingil kindlal teemal oma argumente esitada ja selleks ajaks tavaliselt on kas 5 minutit või 7 minutit. Nii et sellest siis see 7 minutit, mille me oleme siia video pikkuseks ka endale valinud. Täna ma tahaks natuke rääkida argumenteeritusest organisatsioonis, argumenteeritud juhtimisest. Minu enda üks väljakutsetest iga päev on sellises organisatsioonis nagu CitizenOS. Võite minna vaadata citizenos.com. Me teeme vabavaralist tarkvara, mis aitab suurtel inimgruppidel läbi rääkida ja teha argumenteeritud otsuseid. Seda teeb üks mõneteist liikmeline tiim ja kuna mu enda käekiri juhina on ka hästi argumenteeritud, siis inimestel, kes tulevad meie juurde võib-olla natukene nagu autoritaarsema käekirjaga juhtide juurest, neil teinekord on natukene raske kohaneda. Nii et sellest siis see mõte, et miks ma teile argumenteeritud juhtimisest räägin. Pikemalt, põhjalikumalt saab minuga sel teemal mõtteid vahetada või ka vaielda, siis paar korda aastas, kui ma teen Speaksmarti ja Äripäeva Akadeemia koostöös ühe koolituse argumenteeritud juhtimisest. Olete väga teretulnud, seal sellist aktiivset mõtete vahetust tavaliselt on päris palju selle üle, mis siis argumenteeritud juhtimise puhul organisatsioonis oluline on. Samuti me tegime eelmine aasta Äripäeva raadio ja Speaksmarti koostöös ühe saatesarja argumenteeritud juhtimisest 10 episoodi. Panen lingi siia kirjeldusse, saate sealt vaadata meie SoundCloudi. Seal on palju huvitavat materjali, aga need samad 10 saadet siis ka. Ja seal saates käisid meil külas rida huvitavaid inimesi, juhte Eestist, Eleringist, Taavi Veskimägi, Merko Eesti tollane juht, Seesam kindlustuse inimesed ja teemasid oli seinast seina. Rääkisime müügiargumentidest, rääkisime argumentidest oma tiimiga suhtlemisel, rääkisime argumentidest personalitöös ja paljudes muudes valdkondades veel. Ja ühe sellise konkreetse organisatsiooni või konkreetse ettevõtte näite tahan siis täna siin videos teile ka rääkida, aga siis sealt SoundCloudis olevatest videotest saate vaadata teemasid, mis puudutavad argumenteeritud juhtimist veel juurde. Aga lähme siis konkreetse näite juurde. Tegemist tootmisettevõttega, suurtootmisettevõtte Eestis ja nende arendusprojektide juhid käisid regulaarselt ettevõtte juhatuse juures selleks, et oma arendusprojektidest esitada vahearuanded, saada nendele vahearuannetele kinnitus ja vajadusel ka muudatusettepanekutele kinnitus. Ja probleem oli selles, et sageli nad ei saanud. Mõnikord said, aga sageli ei saanud. Lükati tagasi, läks mitu nädalat, nad tulid uuesti, mõnikord lükati teist korda tagasi, jälle mitu nädalat aega. Arendusprojektid venisid, ettevõtte juhtkond ei olnud rahul. Jõudsid nad Speaksmarti juurde. Esimese asjana me võtsime ja tegime argumendioskuse koolituse kõikidele projektijuhtidele. Selleks, et siis nende esitlused, mida nad juhtkonnale teevad, nende slaidimaterjalid, mille nad ette valmistavad, oleksid sisukalt argumenteeritud korraliku tõestusmaterjaliga. Saime selle paremaks, aga tulemus ei läinud paremaks või vähemalt mitte nagu märgatavalt paremaks. Endiselt paljudel juhtudel nad ei saanud oma soovitud kinnitusi. Ja siis uurisime edasi ja leidsime, et ettevõtte juhtkonna liikmed ei olnud omavahel kokku leppinud ja selgeks rääkinud otsustamise kriteeriumeid. Erinevad juhtkonna liikmed kasutasid erinevaid otsustamise kriteeriume ja samamoodi erinevatel nagu koosolekutel rakendati erinevaid kriteeriume. Ja see tekitas töötajate nende projektijuhtide jaoks sellise olukorra, kus nad ühelt poolt nad ei näinud seda eesmärki, mida nad pidid justkui tabama ja teiselt poolt see eesmärk ka iga kord muutus. Ja siis järgmise olulise sammuna tuli teha see, et ettevõtte juhtkond võttis endale 2 nädalat aega ja omavahel rääkis läbi, otsustas, prioritiseeris ära ja pani kirja otsustamise kriteeriumid. Need saadeti projektijuhtidele ja nüüd sai olukord ettevõttes paremaks. Sellepärast, et nüüd oli kõikidele hästi selgelt näha, milliste kriteeriumite alusel see otsus valmib. Kas tuleb tabada finantskriteeriumid, tuleb tabada riskikriteeriumid ja millises prioriteedis need omavahel on. Nii et argumenteeritud juhtimise
juures sageli need asjad jõuavad niimoodi ringiga juhini tagasi, et juht peab vaatama või juhid siis peavad vaatama endale otsa, vaatama otsa oma käitumisele ja enda nagu just nimelt otsustuskäitumisele ja kriteerium kipub sageli jääma justkui nagu tahaplaanile, et justkui eeldatakse, et see materjal tuleks juhini väga nagu argumenteeritult, aga juhil endal ei ole seal justkui sellist käitumise muutust, aga tegelikult see läbi selle kriteeriumi olulisuse just nimelt on see käitumise muutus, sest kui sa pead kaaluma argumente, kuidas sa neid kaalud, kui sul kaalukeelt ei ole? Kriteerium on just see kaalukeel. Nii et selline mõte siis täna siia videosse sellest argumenteeritud juhtimisest, et kriteeriumid paika ja kriteeriumid läbinähtavaks, et ettevõttes olevad inimesed teavad, mille suhtes nad argumenteerivad. Ja siis on neil võimalik palju argumenteeritumalt otsuseid ette valmistada ja teil siis juhina võimalik argumente arvestada ja selle pinnalt paremaid, sisukamaid otsuseid teha. Nii et kuulake saateid, juhid jagavad ise oma kogemusi ja mõtteid sellest, kuidas nemad on kasutanud neid teadmisi oma ettevõtetes, oma juhtimises. SoundCloudi link allkirjelduses ja samamoodi palun pange oma poolt küsimusi meile siia kommentaaridesse, sest ma väga-väga tahaks teha varsti ühe video, kus ma võtan neid küsimusi, mida reaalselt videovaatajatena teie olete küsinud ja vastata nendele küsimustele videos. Ükskõik, kas need siis käivad argumenteeritud juhtimise või hoopis selle teise poole avalikult suhtlemise, avalikult kõnelemise kohta. Kui teile meeldib see, mis me teeme, pange like, siis me teeme neid videoid juurde ja kui te tahate esimesena näha, kui need videod ilmuvad, pange subscribe, siis ei jääda ühestki meie tehtavast videost ilma. Seniks aga sisukaid argumente teile.